väga olulist asja siin elus, et pole nagu kellelegi, kellele need raha ja kellele suhted korda ei läheks. Et ma ise ka, kes ei tea, Kristo Tuurma mina, viimased 15 aastat peaasjalikult ettevõtlusega tegutsenud, finantsjuhtimise vallas, erinevad ettevõtetele teinud finantsjuhtimist, finants nagu konsulti, nii et no numbrite maailm mul hästi selline, olen sõber sellega ja siis viimased 3 aastat sellist ettevõtet ka ajanud nagu papsid.ee ehk siis koos Illimar Pildiga teeme suhtetöötubasid, koolitusi, laagreid, peaasjalikult siis lastevanematele. Ehk siis see on ka selline nagu üks suur fookus viimased aastad olnud ja siis ka tänane ja mis mul sihuke vaikest viisi kirg ongi see raha ja suhted kokku panna, et siis see raha ja nagu see raha põhimõtteliselt ei oleks nagu pingete allikas, et tegelikult võib olla ka nagu rõõmuallikas. Et ei pea kogu aeg ta olema, mis suhetes tülisid, konflikte tekitab, vaid saab olla ka niisugune mõnus. Ehk siis seal olen ka ennast harinud, olen käinud nii-öelda võtnud finantsteraapia assotsiatsiooni juures finantsterapeudi koolitust juurde. Ehk siis niisugune nagu raha ja suhted kokku on minu niisugune nagu üks praeguse aja lemmikasju ja sellepärast täna ka siin teie ees ja jagan niisuguseid mõtteid ka teiega. Jagan esitlus ka, loodetavasti on kohe seda näha. Et tuli teile ka midagi ette. Aga jah, suurepärane. Ehk siis raha ja suhted täna võtame teemaks ette. Aga väike sissejuhatusega mõttes ka, et saate ise ka kaasa kõik mõelda, kes siin praegu koha peal ka on. Et sihuke raha on õnn ja armastus, eks ju, et kuidas on, et mängib põhirolli või ei mängi. Et üks on kindel, et ta tegelikult väga suurt rolli meil eludes mängib ja ilmselgelt on see, et ta ei ole lihtsalt pelgalt rahanumber, vaid ta on nii palju rohkemat. Ja kui sa mõtled endal ka praegu raha peale, siis mis tunnet raha sust tekitab? Et kui sa mõtled raha peale, kas see on pigem nagu hirmu või pakub rõõmu või turvatunnet, et mõtle selle peale ka, et mis see raha nagu sinuga teeb, sellepärast et raha on tõepoolest nii palju rohkem, ta on ka tunded, emotsioonid nagu suuresti ja niisugune väike fakt ka, et 80%, vähemalt 80% kõikidest näiteks ostuotsustest, mis sa teed, on tegelikult emotsioonide põhjal. Et seal võiks arvata, et mõtle nagu ka, et oled seal hullult ratsionaalne, kõik on ratsionaalselt ja läbikaalutletud ja läbimõeldud, tegelikult ei, 80% kõik me teeme emotsioonide ajal. Ehk siis see on see, mida tasub teada, et meil on nii palju neid rohkem, mis see raha nii-öelda rolli mängib. Ja loomulikult raha on ka suhetes, mis mulle siis väga meeldib, et see suhete poolt on nii palju erinevaid aspekte seal puudutab. Noh, näiteks ongi päritolu, eks ju, piirid, siis väärtused, kas klapivad partneriga, ei klapi, eks ju, võimumängud, kellel on raha, kellel ei ole raha ja usalduse teemad, turvatunne, et see kõik mängib rahast nagu väga palju rolli. Osad terapeudid isegi ütlevad, et tasub raha teema esimesena ette võtta, kui paar tuleb terapeudi juurde, sellepärast et see lihtsalt avab nii suure pildi ja annab nii palju seda infot selle paari kohta ja nende päris probleemide kohta. Et kui mul ka on paarid käinud nõustamises, siis alustad rahast, aga tihtipeale kukud suhtesse, kukud sinna usaldusse, turvatundesse, nende päritolu mustritesse, et see on selline, raha on selline nagu ukseavaja ka, et need rahaprobleemid on alati milleski muus veel, kui ainult nii-öelda selles. Ja siis turvatunne, seksuaalsus, enesehinnang, see on ka millegipärast võite ka mõelda, et kui kumb teil peres rohkem teenib, mees või naine, kui mees teenib rohkem peres ja ühel hetkel hakkab naine rohkem teenima, midagi on meil jälle tulnud sealt päritolu perest kaasa ja meie ühiskonna poolt, et 33% lahutuste arv tõuseb kohe. Et kui mees hakkab vähem teenima näiteks kui naine. Et sellised kohad, et ta mängib väga paljudes suhtedünaamikates seda nagu rolli ja sellepärast on ta nii maru oluline, et see oleks nii-öelda olemas ja paigas. Ja loomulikult ka pingeallikas, konfliktid. Kõik, mis raha puudutab, need tülid kestavad kauem ja nad on võimsamad, ütlevad uuringud. Ehk siis nii-öelda raha on hästi emotsionaalne, hästi nagu, jah, me nii-öelda võtab hästi palju meist see nii-öelda raha, seda ressurssi. Ja kuna raha läheb ka suhetega kokku, siis ongi see papsidega ka see, mis me teeme, see papside meistriklass näiteks isadele, see on nagu nii paganama oluline, et me oskaks oma suhteid hoida, et meil ei tekitaks, et me oskaks rääkida omavahel, et me oskaks kommunikeerida. Ja täna ka niisugune paar väikest mõtet kindlasti igaüks siit saab, et seda
paremaks muuta, et ei oleks siis nii palju pingeid, et see raha ei tekitaks ja lahkuminekuid ja konflikte, mida ta paraku teeb juurde. Aga paar küsimust ka, mis enda käest võib küsida, et kui mõelda, mida raha sinu jaoks sümboliseerib, ma küsisin ka, mis tundeid see tekitab sinus, aga mida sinu jaoks nagu raha sümboliseerib, et mida ta sulle annab, et võid korra mõelda, et millega sina oled oma päritolu perest tulnud ja mis tundeid tekitab sinus. Ja kui sa mõtled ka selle peale, et miks sa täna siia tulid, siis kuidas? Kokk on valmis. Ma ei kuulnud. Keegi kutsub sööma, Krista vist. Ma praegu ei tule, see on jumala okei, ma praegu ei tule sööma, ma teen selle lõpuni ja siis on kindlasti kõht tühi, aga praegu ette mitte. Et mis võiks siis juhtuda ka sinuga pärast seda koolituse läbimist, et miks sa siia täna tulid ja mis sinu elus võiks nagu muutuda, et kindlasti on sul ka mingisugune soov tänasest. Ja siis täna, mis ma tutvustan teile, on niisugune raharatas, kontseptsioon, et raharatas võiks veereda ja see on selline minu mõte, kuidas seda hästi lihtsustada, et kõik olulised teemad raha suhtes saaks kaetud. Et mul on ka Popside lehel selline koolitus nagu rahaauditi koolitus, mis on sarnane, aga me läheme seal nagu rohkem süvitsi, meil on tööviik kaasas, Exceli failid, tabelid, ehk siis seal saab, kui tahad selle teemaga süvitsi minna ja loomulikult, kui tahad ka enda suhtesse tuua, siis mentorlust nõustamist pakun ka, nii et see on ka nagu üks viis, kuidas minuga rohkem tööd teha ja enda rahaasjad rohkem korda saada juurde. Aga kõige esimene nii-öelda see rahalugu ja su mõtteviis, et see on esimene peatükk, esimene sektor, mida tasub oma partneriga väga hästi teada. Sellepärast, et nagu te teate, arvatavasti me valime tihti endale partnereid vanemate järgi, ehk siis kas võtame täpselt väga sarnase või täiesti vastupidise sellele. Ja tihtipeale ongi see, et partnerid, kes kokku saavad, on oma siis raha käitumise ja oma selle pagasiga, millega me tuleme, seljakotiga, millega me sealt lapsepõlvest tuleme, täiesti erinevad. Ja konfliktid on väga lihtsasti tekkima ja sellepärast on hea sinna valgust aidata, et teada, et mis see pagas on, mis see sinu mustrid on, sellepärast, et eriti kui sa oled lapsevanem ja ma arvan, siin on väga paljud lapsevanemad, kes mind kuulavad ka, siis me anname need ju omakorda edasi oma lastele. Ja kas need uskumused, mustrid, mis sul on, kas sa oled kindel, et need on need, mida sa tahad ka oma lastele edasi pärandada. Aga kui sa neid ei murra, kui sa neile valgust peale ei näita, teadlikuks nendest ei saa, siis nad lihtsalt lähevad edasi sinu lastele samamoodi. Ja kui need on negatiivsed, nagu ei ole kõige paremad, toetavamad, et see rahamuster ei ole kõige ilusam, siis ma arvan, et see ei ole kingitus, mis sa oma lastele tahad kaasa anda. Ehk siis tihtipeale, kui ma ka seal paaridega seda tööd teen, siis ja rahakenogrammi, ehk siis vaatame nagu mustrid, kus kohast me tuleme, siis nagu need on äravahetamiseni sarnased oma vanematega ja tihtipeale me ise seda ei näegi, et see on nagu peidetud. Et seda tasub vaadata ja mõelda, et mis uskumusi meil on, mida me kanname. Lihtsalt mõned näited ka, et saad jälle enda peale nagu mõelda, ei pea praegu nagu, aga pärast näiteks, kui endale võid need üles kirjutada, mõtiskleda natukene pikemalt ja eriti äge, kui sa koos paarilisega seda teed, ehk siis mõlemad küsite enda üksteise käest neid küsimusi ja vastate üksteisele, et annab väga palju seda ruumi juurde, üksteise mõistmist juurde. Näiteks ongi, et mis on sinu lapsepõlve mälestused seoses rahaga? Näiteks esimene. Mul on väga konkreetne trauma, mäletan seda kohta, kus oli Maapanga kaart. Oli kunagi pangakaart ja siis oli mingisugune lasteüritus, kuhu pidi minema ja ma mäletan seda, et see oli tasuta sissepääs Maapanga kaardiga ja meil oli see, et ma sain taskuraha ja taskurahaga, et seal on ilus, mõnus, saab kulutada ja lapsele tohutult äge nagu koht. Aga mis juhtus? Ma unustasin Maapanga kaardi koju. Mul ei olnud kaasas Maapanga kaarti ja ma pidin maksma piletiraha ja piletiraha oli täpselt sama, mis kogu taskuraha, mis mul oli. Ja see jäi nagu niimoodi meelde, et ma hakkasin sellest ajast peale kuidagi see raha kokkuhoiu asi hakkas mul sellest ajast pihta, kui ma olen ennast nagu teraapias vaadanud, et kuhu kohta minu need uskumused nagu lähevad. Et mõned väiksed lapsepõlve mälestused, mõned esimesed mälestused, mis sul rahaga on, võivad päris palju muuta, nii et vaata, mõtle enda peale ka, mis on ja loomulikult ülioluline, kuidas su vanemad suhtusid rahasse. Kas rahast üldse räägiti, kas ei räägitud rahast, eks ju? Kas mõnikord on see, et lapsed kuulsid 0 juttu vanemate rahalisest seisust või rahast üleüldiselt või siis kuulasid päris palju ja mitte eriti toredad asju. Ehk siis ja mõtle selle peale, kuidas praegu see hoiak ja suhtumine rahasse on, kui palju seal sarnasust vanematega sul on ja kui palju erinevust ja kui palju partneritega teil omavahel
on sarnasust ja erinevust. Et see on selline hea koht, mis seda ühtlustab seda pinda või siis ei ühtlusta, et saate aru, et olete täitsa erinevad inimesed. Ja siis uskumused ka, et mis on. Erinevad uskumused olen ka siia natuke pannud, et saate nagu mõelda, et mis teid kõnetab kõige rohkem, et millega te olete tulnud. Enamus neist, mis siin on, ei vasta tõele. Et kui nendesse sisse minna, et raha ei kasva puu otsas ja rikkad ei ole spirituaalsed või on hoopis ahned ja raha on kurjast või on probleemide allikas. Et raske tööga ainult raha tuleb või raha peab olema ringluses, ülihea. Kunagi alati on ringluses, aga sinu käes kunagi ei ole. Ja investeerimine liiga riskantne või õnne asi on rikkaks saamine ja nii edasi. Või et ei ole liiga keeruline või et üldse on liiga keeruline. Nii et mõtle selle peale ka, et mis uskumustega sina siis tuled ja oma seal paari suhtes ja lapsevanemana oma elus oled. Ja võt. Aga me võime ju arvata, et eks ju, me oleme hästi unikaalsed kõik, aga tuleb välja, et tegelikult oleme me väga sarnased. Ehk siis ei ole nagu nii palju erinevusi meil ja meie rahakäitumised on ka üpriski nagu sarnased. Ja sellepärast nagu veel parem on teada sellist asja nagu enda rahatüüpi. Ehk siis, et milline rahatüüp sa oled, kuidas sina nagu rahaga ringi käid ja eriti jälle, kui partneri kohta mõlemad seda teate, et saate teadvustada sellepärast oma seda pagasid seljakotti, kus sa tuled ja selleks on toredad rahatüübid. Hästi lihtne on, nagu kõik oleks liigitada lihtsalt 8, et on kulutajad ja säästjad, nagu te teate, et see oleks nagu kõige lihtsam nagu lahendus lüüa lihtsalt kõik pooleks ja tihtipeale on see, et kokku saavad paarides erinevad inimesed, et üks võib olla, et ongi nagu lihtsustatud kulutaja ja teine on nagu säästja, sellepärast, et kui me oleme ühes väga äärmuses, näiteks mulle meeldib väga kulutada, siis alateadlikult ma hindan tegelikult teise juures seda, et oskab säästa ja valime endale automaatselt selle vastas poole, ehk siis selle telje peal selle inimese, kes on meist täiesti erinev ja ometigi on see, et ta ei meeldi, tema harjumused meile ei meeldi, aga millegi pärast me kokku nagu saame. Ja seda on ka hea teada, et see on nagu põhjusega, et me valime endale täiesti erineva inimese ikka selleks, et me saaksime rohkem keskel kokku ja saaksime üksteiselt õppida. Aga tihti millegi pärast me seda õppimist ei taha ette võtta ja me käitume samamoodi edasi, nagu me tahame. Aga parem versioon on siis selline nagu jagada need rahatüübid nagu 4. Et see tuleb finantsteraapiast Brad Klotsi teooria järgi ja samamoodi üks autor Rami Sethi, kes mulle väga meeldib, kes on jaotanud need rahatüübid nagu 4, et natukene paremini iseendast aru saada. Et kohe alguses ütlen selle ära, et sa ei ole kindlasti nagu, et me ei pane kedagi nagu lahtrisse või et ei ütle, et näed, sina oled see ja sina oled nüüd selles kastis. Et me liigume nende vahel ja me oleme kõike natukene, aga enamasti me oleme siis see üks tüüp nagu kõige rohkem ja eriti hästi tavaliselt me oskame oma partneri kohta seda öelda, oma partnerit liigitada. Endale peeglisse vaatamine on võib-olla natukene keerulisem, aga ma väga soovitan seda, et ka endale peeglisse vaadata oma rahatüübiga, saada nagu parem kontakt kätte, et milline sa oled. Ja kõige esimene on selline tüüp nagu vältija, et tal on arvatavasti või kui mõelda enda suhtes, et kui ma juba vältija ütlen, kas sa oled see, kes rahaga jutustamist väldib ja pigem ei taha sinna nagu otsa vaadata. Aga vältija on selline tüüp, kellel arvatavasti on olnud keerulisem lapsepõlv võib-olla rahaga seoses. Vanematel võib-olla nagu ei olnud seda või raha tekitas vanemate vahel hästi palju pingeid ja kui seda pinget oli hästi palju, siis lihtne on seda teemat ju vältida ja sellega mitte tegeleda. Sest kui raha on pinget allikas, kes tahab lihtsalt ekstra pinget endale peale? Ei taha. Ja siis me väldime ja siis me ei tegele selle rahaga ja me tegelikult ei vaata sinna otsa. Enamasti me ei tea oma finantsseisu, kui palju meil tegelikult üldse raha on. Ehk siis see mehhanism on selline nagu mitte toeta või mitte väga tulevikku vaatav. Ehk siis raske on kõige raskem on isegi sinu partneril, eriti kui ta ei ole vältija, sellepärast, et lihtsalt üks partneritest ei taha rahaasjadega tegeleda, neile otsa vaadata, ütleb erinevaid vabandusi, et kuule, et mis sa selle rahaga pead kogu aeg tegelema, see ei ole üldse oluline, elus on palju olulisemaid asju kui raha ja siis kuidagi liigub seal ja tegelikult selle rahaga üldse ei tegele, sinna otsa ei vaata, aga mis on tulemus? Tulemus on see, et keri 10 aastat edasi on seis veel halvem kui praegu, keri 20 aastat edasi
on sihuke allakäiguspiraal, mis tegelikult sa endale nagu tekitad. Vältijatel võib olla ka väga palju laenukohustust nagu peal, sellepärast et nad ei tegele rahaga ja siis justkui proovivad seda läbi laenuda näiteks, kuidas öelda siis tasakaalustada. Ehk siis see ei ole nagu selline ilus asi, kuidas elus hakkama saada, sellepärast et see pikka plaani sul pigem ei ole. Ja loomulikult jälle, see on see koht, mida me kindlasti lastele kaasa anda ei taha. Me tahame, et lapsed oskaksid meile ausalt, avatult rahast rääkida, raha ei oleks tabu, sest raha on nagu elu osa ja kui me selle eest ennast peidame, siis tulemus ei ole teps, mis hea juurde, ehk siis mõtle selle peale, kui see sama see vältija programm sul edasi peas käib ja jätkub, mis on tulemus. Teine tüüp on nagu muretseja. Muretsejaga on nagu, ta vältjaga selles mõttes sarnane, et tal on ka olnud pigem keeruline lapsepõlv tavaliselt, aga muretseja puhul on veel see nagu nüanss, et enamasti on juhtunud midagi nagu suurt ja midagi äkki. Näiteks on üks vanematest või mõlemad töö kaotanud, on pidanud kolima. Mul on olnud nagu juhtumeid, kus kodu on näiteks hävinenud, ehk siis on mingi tulekahju, mingi asi olnud, ehk siis juhtub mingisugune äkiline muutus elus ja see on tekitanud selle nagu mure, loomulikult tuleb vanematelt, mis sa võtad üle, aga see on tekitanud selle mure ja sa nagu pidevalt muretsed. Ja mis ta enamasti tähendab, on see, et sa näiteks sa oled väga kulude jälgija, sa võtad igat oma kulu, igat eurot, igat, ma ei tea, paari eurost kohvi, igat kulurida sa jälgid, võib-olla isegi paned Excelisse need, kõik paned Excelisse ilusasti kirja, jälgid kulusid, aga see nagu kulude vaatamine või eelarve pidamine nagu tagantjärele, sellest tegelikult kasu ei ole, aga muretseda saad sa kõvasti, nagu muret on sul kõvasti ja see ei anna samuti juurde, sellepärast kui sa näiteks selle muretsejaga koos elad, no ei ole tore kooselu, kui sul partner on pidevas mures, kahtleb või küsitleb igat su vähegi nagu ostu ja ütleb kogu aeg, jumal küll, me niimoodi jälle ei saa, issand jumal küll, kas me saame ikka kuu lõpuni hakkama, kuidas me saame. Et see pidev mure tegelikult ei anna, see ei ole lahendus. Aga temal on tunne, et ta sellega kontrollib seda olukorda, kui ta pidevalt igat kulutust vaatab ja vaagib. Ehk siis see on nende muretsejate DNA-s olemas, nad ei saa teistmoodi, et oma Excelit peavad nagu jälgima. Nii et see on nagu pidev stressiallikas. Ja jälle, seda ei tahaks endale, sellepärast, et tahaks olla seal nagu kuskil teisel pool, et seda mure oleks nagu oluliselt nagu vähem. Siis järgmine, kes meil selle tüüp on siuke optimeerija tüüp. See on natuke rahamaailma virtuoos, ta saab väga hästi orienteerub rahas, Excelis, numbrid on tema kindlasti nagu tuge külg. Arvatavasti tal lapsepõlv oli pigem parem nagu rahaliselt, et ta sai erinevad asju küll võib-olla lubada, aga ta võis saada ka näiteks väga kiiresti täiskasvanuks. Ehk siis ta pidi hakkama enda eest vastutama nagu kiiresti, kolis näiteks kodust varem välja või vanematega juhtus midagi, eks ta pidi vastutuse võtma nagu varem, kui võib-olla oleks normaalne nagu olnud. Ja mis see nagu tema see varjukülg on see, et ta nagu optimeerib liiga palju ja ta on pidevalt tuleviku vaates. Ja ka optimeerijaga see kooselu võib olla keeruline, sellepärast et ta kogu aeg nagu optimeerib ja vaatab sinna tuleviku 30 aasta pärast oma pensionisambaid ja mis seal 40 aasta pärast nagu toimub ja tal jääb siin praegusel hetkel elamata. Ehk siis see koht, kus näiteks praegu see elu toimub, võib-olla lapsed kasvavad, laste kasvamine niimoodi läinud. Nad on kohe varsti on sul kodust läinud, eks ju, on 18, et see lapsepõlv läheb nii kiiresti, aga siia nagu panustamine nii aja kui ka rahaliselt näiteks ei mahu talle pähe ära, sellepärast et ta kogu aeg peab optimeerima, iga kulu peab liikuma õigesse kohta ja see ei ole näiteks naudingud. Et optimeerijaga võib ka see kooselu olla päris keeruline, et juurde tuua. Siis järgmine tüüp, rahatüüp, on siuke tüüp nagu unistaja ja see on selline, kuidas öelda, ühtepidi kõige ilusam tüüp, sellepärast, et tal on rahaga väga hästi. Raha on kogu aeg olemas, ise kui see konto peal ei ole, siis ta kohe tuleb. Kohe nurga taga on järgmine rahalaev, mis ilusasti jõuab kohale ja ma tean, et järgmine projekt 100% õnnestub ja siis ma maksan kõik oma võlad tagasi ja ehk siis see raha, see unistajal, see rahalaeva tulek tõukab teda nagu kergesti erinevatesse sõltuvustesse, näiteks hasartmängud, tänapäeval hästi populaarne näiteks krüpto, eks ju, kiiresti rikastumise skeemid, ma võin saada oma 50 kordajat kätte kuskilt hästi kiiresti ja tegelikult kaotab kogu oma raha, aga tal on see positiivsus hästi suur. Ja kui
teiste nii-öelda tüüpide puhul aitab tihtipeale sinna nagu valguse näitamine ja nagu plaani tegemine. No näiteks optimeerija puhul näiteks plaan aitab tohutult hästi, Excel töötab väga hästi, muretseja puhul enamasti ka. Siis unistaja puhul see tihti ei tööta, sellepärast see on jälle tema nii DNA-s sees, et enamasti selle muutuse jaoks on vaja mingit suuremat pauku. No ma tean lihtsalt inimesi, kellel on olnud selleks isiklik pankrot, mingi lahkuminek näiteks, sellepärast et prooviga sellise inimesega koos olla, kes kogu aeg teeb ilusasti suured õhulossid ja võib-olla ka elab nendes suurtes õhulossides, aga tegelikult selle jaoks näiteks finantse ei jagu. Ehk siis on nagu päris keeruline nagu koos olla. Et ma ise olen jah, kõik need tüübid mingitel hetkedel läbi käinud. Näiteks mul on nagu see muretseja on minul hästi omane, muretseja on minul nagu hästi sees, aga kui mul näiteks täielikult see muretsemine, kuidas ma ütlen, nagu vedru, mis lükkab mind nagu, lükkab, muretsen, siis ühel hetkel on mul täiesti see, et siiber sellest muretsemisest, lähen täiesti teise väärmusesse ja lähen selleks nagu unistajaks, jolo ja teen mingisuguse suure väljamineku näiteks, et mul on näiteks selline hästi dünaamika, mis on mulle omane. Ehk siis see hea teada jah, nagu teljed võib-olla on oluline, võib-olla ei ole, et me liigume tegelikult siin nagu telgede vahel, eks me liigume siin, me ei ole korraga üks, aga me liigume siin telgede vahel. Vältaja ja unistaja, nemad tahavad seda vabadust saada, et rahast ei peaks rääkima ja kõike nagu on, ja muretseja ja optimeerija tahavad raha üle kontrolli saada, et läbi selle Excelite nad tahavad seda raha kontrollida. Aga nagu enam-vähem arugi saate, siis see kõigil on oma nagu vead nendes tüüpides, eks tegelikult oleks hea see keskele kokku tulla, sest keskel on see koht, kus on tegelikult päris hea olla, eks võtta igast ühest endale natukene, et lasta see unistaja nagu välja, kui on näiteks visiooni vaja luua, eesmärke seada, eks ju, siis laske see optimeerija siin, las tema tagab selle, et see rahavoog on nagu paigas ja päriselt, et unistused saaks realiseerida ja muretseja hoiab raha turvaliselt, et ei paiguta kuhugi või pane kuskil PIN 1, PIN 2 kuhugi, kui pole vaja panna, et lase muretseja olla ka, tal on oma koht, eks ju, ja vältija, las ta väldib üleliigset rahastressi, et sul seda ei oleks, ehk siis nagu kõikide nende pealt annab ilusasti sinna keskele nagu kokku tulla juurde. Ehk siis hea on seda teada ja jälle, kui on soovi, siis saame nendega minna rohkem täpsemaks ja saad enda tüübi ka teada. Aga lähme edasi. Järgmine sektsioon on siis unistused. Ja nüüd, kui me räägime üldse nagu paari suhtest ja rahast ja oma rahasuhtest ja ka nagu sellest peremajanduse ABC-st, siis hästi oluline on nagu laduda selle vundamendi kiviks üks suur miks, ehk siis eesmärk. Eriti kui näiteks on see, et te tahate teha muudatusi, kui te ei ole praegu oma rahalise seisuga, oma liikumisega nagu rahul, siis tuleb teha tihti keerulisi otsuseid. Tuleb mõnikord loobuda milleski, tuleb midagi välja vahetada ja mõnikord on see, et ei ole paremat varianti, kui tuleb oma elustandardid näiteks langetada või näiteks otsida mingit lisatööd kohta ja siis need ei ole lihtsad otsused, mida teha ja sellepärast on alati hea, kui on sul see miks olemas, ehk siis teie nagu ühine eesmärk. Ja eriti kui teil on raha suhtes nagu erinev see pagas ja erinev raha käitumine, siis miks aitab seda kokku tuua, sest mõlemad peavad astuma üksteisele sammu lähemale, tegema ebamugavaid asju suure tõenäosusega, kui te olete väga erinevad inimesed ja see miks see eesmärk aitab seda teha. Ja uuringud samamoodi näitavad, et kui teil on ühine eesmärk, siis teil on oluliselt vähem nagu tülisid, üksteise mõistmist on rohkem, lähedust on suhtes rohkem. Et seda tasub juba puhtalt sellepärast teha, et teil oleks suhtes rohkem õnnetunnet, rohkem lähedust, et teil oleks ühised eesmärgid nagu paigas ja unistused, et nagu teha. Aga mis need on? Mis te mõelge? Mis on teie ühised kohad ja pange loomulikult need paarina ka endale nagu kirja, et siin on mõned toodud finantsvabadusest, pulmadest, reisidest, et mis iganes see teil on, et pange see nagu miks nagu paika ja pange see visioon endale niimoodi, et sõnastage see ja valige oma pere peale ka välja see. Ja miks mitte näiteks võite kaasata ka enda teismelisi, kui teil on teismelised kodus, sellepärast et nemad on ka ju perekonna täpselt samamoodi osa ja miks mitte ka lapsi. Meil on näiteks lastega on tehtud selline purgisüsteem, et meil on 3 purki lastel, ühes purgis on annetused, praegu hetkel koguvad kassi varjupaigale näiteks raha, et kui nad panevad, siis teine koht on lõbu,
kus iga kord nad peavad ka panustama, loomulikult, kus nad raha saavad, taskuraha ja sünnipäevad ja nii edasi, aga lõbu osas, kus nad peavad siis ka panustama, näiteks kui me läheme kuhugi, ma ei tea, ronima, kinno, läheme kuhugi nii-öelda lõbusid asju tegema, on ka nende nii-öelda panus, mida nad võtavad enda nagu purgist. Ja siis on kolmas purk ongi unistused, kus on nagu see suurem mingisugune eesmärk, pikaaegne ja lapsed saavad aru sellest, et kõik ei tule kohe äkki, vaid selleks tuleb vaeva näha, sinna tuleb panustada, see rahasumma järjest kasvab, et see on see koht, mis tegelikult ka meile vanematele tihti on nagu selline koht, mida me unustame ära. Et tihtipeale on nagu suuremad unistused nõuavad pikemat aega. Ehk siis hea on nagu planeerida, panna päriselt paika, et mis on see ajaperspektiiv ja mis on need pärised summad, mida me peame sinna liigutama, et need unistustele jõuaks ka eurot taha, sest enamasti unistused maksavad ja neil on mingisugune summa, mida on nagu vaja. Aga jällegi, et seal rahaauditi koolitusel ka, seal saab nagu süvitsi sellega minna, aga siin me pikemalt sellel ei peatu. Aga võtke kaasake oma lapsi ka, kaasake teismelised, kaasake väiksed lapsed samamoodi, et las nad olla samamoodi selle unistuste osa juures. Siis järgmine, mis on oluline nagu kokku leppida nagu peres pole mitte midagi, on rahakott. Ehk siis üks suuri tülide allikaid on see, et kuidas raha liigub, et kust ta tuleb ja kuhu läheb, eks ju, et kuidas, kelle käes on see nagu rahakott, et üks suur pingete allikas. Ja tavaliselt üks esimene küsimus, mida proovitakse nagu vastata ka, kas on siis ühine või on näiteks eraldi. Et eraldi rahakott toimib suurepäraselt. Käite reisil, ma ei tea, panete Splitwise'i alla programmi kõiki nagu kirja ja jaotate kõik pooleks ilusasti, et kõik ilusasti toimib. See klassikaline näiteks kulub pooleks 50-50 nagu kuni teatud hetkeni. Et enamasti on see, kus see seotus tekib liiga palju, tulevad juba lapsed, ühine kodu ja see 50-50 läheb juba natukene keerulisemaks. Teine variant on proportsionaalne, ehk siis vastavalt palga järgi, näiteks kui sul on üks teenib 3000, teine teenib 1000, et siis igast kulutusest on üks maksab siis selle põhimõtteliselt 66 ja teine 33%. Ehk siis see proportsionaalne osa võib samamoodi nagu toimida. Tihtipeale, kui seda seotust on palju, siis see läheb nagu üpriski keeruliseks selle manageerimine. Ja siis, kui enamasti minnakse, on ühine rahakott. Ehk siis pannakse kõik ilusasti ühte pakki kokku. Ja ilus soovitus, aga siin on nagu paar asja. Et näiteks siis, kui on väga suur palgavahe või näiteks üks partneritest, enamasti on see ema, jääb näiteks emapuhkusele. Mis juhtub on see, et ma arvan, kõik, kes on näiteks emapuhkusel olnud või kes on nagu suure palgavahega, teavad seda tunnet, et väga keeruline on teha kulutusi näiteks enda peale. Kui justkui sa ei ole seda raha nagu teeninud, ehk siis sul ei ole justkui nagu õigust seda kasutada, isegi kui on ühine rahakott. Et see tunne võib ikka, et sul on nagu keeruline. Ja sellepärast suure palgavahega või näiteks ongi, kui on nagu emapuhkuse ajad, et siis see ühine rahakott ei pruugi nii hästi toimida, sellepärast et tal on need mäletate raha on emotsioonid ja võib sulle keerulisemaks selle asja teha. Aga ja teine asi on näiteks, kui sa tahad, ma ei tea, kaaslase kingitust osta. Meil kui oli näiteks ühine rahakott, ma tahan osta oma naisele mingi kingitust, aga teen piiks, aga ta saab ju kohe teada, et ma tegin selle makse ja kui palju see maksis ja mille ma ta ostsin ette ja kõik saab teada, et jälle ei ole nagu nii toimiv, pluss on see, et jälle uuringud ütlevad, et kui see on nagu ühisest rahast nii-öelda tehtud, siis justkui selle kingituse väärtus ei ole nii suur. Nii et jälle see ühine rahakott on nagu tore, aga päris hästi toimi. Ja sellepärast mina ja väga paljud teised terapeudid soovitavad sellist asja nagu sinu minimum meie süsteem. Ehk siis sul on 3 rahakotti. Sul on ühine oma ja mõlemal on eraldi, mille üle täielik autonoomsus on mõlemal nagu poolel. Ja see on nagu väga erinevad variandid, kuidas seda saab luua, seda juurde. Ehk siis lisaks ühisele kontole ka oma isiklik konto ja vaata, mis sul see on, jah, see ühisvara, lausvara, selle mõtlen ka kohe ette, aga see ühisele kontole isiklik konto siis on see, et sul põhimõtteliselt tuleb kõik näiteks palgad, mis tulevad ühisele kontole, oletame, et ma ei tea, et teil on ühel on 2000 eurot ja ühel on 1000 eurot, siis 1000 ja 2000 tuleb ühele kontole kokku, 3000 on seal ühe konto peal ja sealt liigub mõlemale siis kokkulepitud summa, mis on mõlemale võrdne, liigub ilusasti ära. Näiteks ma ei tea, mõlemale näiteks 500 eurot ja see on siis enamasti on see, saab ka kokkuleppeid erinevad muidugi teha, aga on see siis nagu no questions asked, ehk siis küsimusi selle raha kohta ei küsi, et kõik saavad ise sellega teha, mis tahavad. Kes tahab endale mingi, ma ei tea,
käib küüntes, mina käin näiteks, ma ei tea, massaažis, on väga oluline, mul on pillid, mul on pillifetiš, mulle väga meeldib pillid, et et ma tahan endale mingisuguse uue pilli osta, siis ma saan selle raha eest teha, mida mina nagu ise tahan. Aga mis iganes see summa on, see võib olla 50 eurot, see võib olla 100 eurot, et mis iganes teie nii-öelda selle nagu panete, aga see võiks olla nagu võrdne. Ja siis oluline on see, et see ühisvara ja lahusvara ka, eks ju, et me räägime täna natuke nagu investeerimisest, säästmisest ka, mis on nagu olulised aspektid selle nii-öelda raharatta, et see raharattas nagu veereks selle juures, siis oluline on see, et kui sul on ühisvara, siis see süsteem, mis ma just kirjeldasin, toimub nagu väga hästi. Aga kui on lahusvara näiteks, siis peaksid mõlemad partnerid ka selle eest vastutama, et neil oleks nii-öelda kindlus ja turvatunne olemas. Ehk siis näiteks, kui üks partneritest teenib oluliselt suuremad summad kui teine ja nii-öelda oma kontole või isiklikule kontole jõuab väga väike summa, siis mille eest on säästud, mille eest on investeeringud, et kuidas on need lahendatud. Et need on need küsimused, mis tuleb ära küsida ja paarilistega see nii-öelda ära lahendada, sest muidu pole mitte midagi teha. Lapsed on küll eluõied, aga tekitavad meile probleeme ka. Lastega paarid lahutavad 3 korda rohkem, te teaksite, see on nagu Eestis peaaegu 3 korda rohkem, üle poolte paaridest lahutavad, ehk siis abieludest. Ehk siis seal ei ole tarbetu neid otsuseid teha, läbi rääkida siis, kui on kõik hästi. Ehk siis luua see koht, et teie olete kõik selle asja läbi rääkinud, rääkimata abikaasade vahelised need testamendid, mis tasub kindlasti ära teha ja nii edasi, et seal on nagu neid nüansse nagu rohkem, mida kindlasti on vaja läbi mõelda, sellepärast, et parem karta kui kahetseda, aga siin kehtib sellepärast, et tõepoolest üle poolte paaridel peab seda kasutama ja siis ei pruugi see läbisaamine nii hea enam olla nii-öelda juures. Siis järgmine punkt, mis läbi käia, tulud ja kulud, ehk siis nagu nüüd läheme numbrite juurde, sellepärast, et nii väga kui ei tahaks öelda, et nagu need raha on nagu need tunded, emotsioonid, siis ta on ka numbrid. Ja ilma selleta, et teil on selgus enda rahaasjadest, ei ole võimalik plaani luua. Ehk siis kui me tahame luua enda ühise plaani, siis on vaja teada, mis tegelikult meil seis on. Ja sellepärast siin ei ole paremat varianti, kui oma siis pere rahavoog kirja panna. Annan paar varianti, ehk siis oluline on nii-öelda tulude lahter, oluline on kulude lahter ja nende üle peab olema nagu teadmine, et kust raha tuleb ja kuhu raha läheb. Ja mul on sellised nagu Excelid ka, aga see igaüks saab endaga ise nagu Excel teha, ma lihtsalt räägin selle süsteemi ära, et meil oleks teada, kui palju tuleb, aga kulude poole pealt, et meil oleks nagu need suured lahtrid teada, kui palju me paneme kodu peale, kui palju paneme auto peale, kui palju on toidukulud, kui palju lähevad lapsed, kui palju lähevad mingid kindlustused, laenumaksed juurde, riiete peale nii-öelda juurde. Ja oluline on ka see, et kui siin on sellised nagu püsikulud, et me löökski 8, et üks on püsikulud ja teine on nagu sellised nagu, ütleme siis naudingute fond, ehk siis meie väljas söömised, teatrid, kinod, peod, mis ei ole meie püsikulude osa, mis on midagi, mis me siis anname näiteks endale. Massaasid, trennid, need on need, mis on meile endale nagu olulised kohad ja need annab 8 lüüa. Ja oluline jälle, et see ei pruugi, te võite vaadata, kus teil tuleb, aga nagu keskmine soovitus on see, et see on siuke, ütleme 60% juures on püsikulud. Et siis on selline, siis te elate oma võimete enam-vähem nagu vastavalt kuskil 60% juures. Ja naudingute fondi osa, öeldakse, et see on siuke 15–25%, ütleme 20% on siuke nagu keskmine ja isegi kui te tõmbate nagu ennast väga kokku ja väga säästlikult elate, siis jälle seal nagu pikka pidu ei ole. Ehk siis ühel hetkel lihtsalt selle koorma all kukute kokku, eriti kui te olete näiteks olnud unistaja või te olete välti ja võib-olla te olete rohkem endale lubanud ja olete üle võimete elanud, siis ühel hetkel, isegi kui see miks on väga hea, teil on ühine eesmärk, teil on näiteks, ma ei tea, pulmad näiteks soovite teha mingil hetkel või ühine mingisugune reis või teil on nagu korteri ost, maja ost, renoveerimine, teil on nagu väga selge siht on tuleviku sees, kuhu te tahate liikuda, siis võib-olla 6 kuud te peate ilusasti vastu, aga aasta pärast on see ikkagi see, et te libastute sellepärast, et inimene tahab ka tunda neid naudinguid hetkes ja ta tahab elada ka nagu siin ja praegu. Ehk siis see 20% on enam-vähem see, mis öeldakse, mis on siuke nagu mõnus protsent, mida võiks endale ja naudingutele nii-öelda panna sellest nii-öelda fondist. Ja et seda lihtsamaks teha, siis on üks äge äpp, mis on täitsa Eesti oma, on Balance. See on sooduskood Papsid ka, mis annab 2 kuud täiesti tasuta, saate kasutada seda. Ehk siis kui te teete oma makseid ja liigutusi teete läbi panga,
siis Binance'i äpp põhimõtteliselt tõmbab kõik otse sinna sisse, kategoriseerib ise ilusasti ära, ehk siis seda tööd, käsitsi tööd ja nokkimise tööd, teeb teie eest selle kõik ära. Pluss on see, et selle juurde tuleme tagasi, et sinna saab ka oma eelarve luua, mis oma nii-öelda plaani, rahaplaani luua, et see on nagu väga äge funktsioon. Ehk siis Binance'i äpp on, ma väga soovitan, sellepärast eestlased väga lahedad, Mihkel Vetemaa, kus oma tiimiga on seda teinud, nii et tõepoolest on väga äged asja kokku pannud, kõikide Eesti pankadega otseühendused, võtab selle info API-liidese kaudu sisse ja nagu töötab megaägedalt. Nii et seda ma kindlasti kõikidele nii-öelda soovitan. Aga esialgu on jah see, et tehke see nii-öelda as-is'ina ära, ehk siis see, kuidas praegu on, ärge hakake ilustama. Oluline on selgus, oluline on see, et enne kui me saame plaani juurde minna, hakata looma plaani, kuhu te liikuda tahate, siis on vaja päriselt vaadata otsa, kuidas seis on. Kuidas teie viimased kuud on nagu olnud, mis teie seis tegelikult on, kuidas teie tulud ja kulud ja balanss omavahel nagu on. Et kas see nii-öelda kõik, mis sisse tuleb, läheb ilusasti ära, enamasti see nii on, et läheb või on tegelikult on see mingi ülejääk või on hoopis elate üle oma võimet, et iga kuu peab ka mingisugune osa juurde tulema, näiteks kuskilt laenuarvelt. Et see on hästi oluline, et seda päriselt julgeksite sinna otsa vaadata ja jälle koos partneritega, kui te olete nagu koos suhtes, et te mõlemad julgeksite sinna otsa vaadata, et teha nii-öelda see juurde. Siis järgmine, kui teil see nii-öelda oma kulud, tulud, rahavoog on nii-öelda üle vaadatud, siis järgmine osa, millest räägime, on säästmise osa. Säästmine on nagu millegi kogumise eesmärgil, eks ju. Et see on see, et me loome nagu mingit turvatunnet meile praegu olevikku. Et see on selle nagu säästmise mõte. Ja esimene asi loomulikult säästmise juures, mis on meelerahufond. Ehk siis seal ei ole nagu mingi küsimust ka, et meelerahufond on nagu ABC, te olete kindlasti seda kuulnud, kes ütleb 3 kuud, kes ütleb 6 kuud, kes ütleb 12 kuud, võiks olla see, mis teil on nagu olemas ootamatusteks. Kõik, ma arvan, on kogenud seda, et on mingil hetkel näiteks tööst ilma jäänud, kas sissetulekud on nagu langenud, on mingisugune pikem haigus olnud, kus ei saa tööd teha ja see on nende hetkede jaoks on see nagu nii vajalik. Aga tuleb välja, et väga väiksel protsendil Eesti elanikest on tegelikult see meelerahufond olemas. Ehk siis see on üks esimesi kohti, kuhu nagu tuleb luua, aga see võtab aega. Et see ei ole niimoodi, et see ei juhtu nagu ilmselgelt üleöö, et sul tekib, ma ei tea, pooleaastane meelerahufond. Et kui sul on praegu see nullis, siis see asi võtab aega ja see võib väga kaua aega võtta, aga oluline on, et sinna liigub. Ja nüüd vahepeal on see, et sa kogud ja siis tulebki ette mingi ootamatus. Ma ei tea, auto lõpetab töötamise ära, mingi tohutu suur remondiarve näiteks ja sul pole kuskilt võtta, võtad meelerahufondist ja jälle kukub alla. Aga täpselt nende ootamatuste jaoks see meelerahufond sul ongi loodud, ehk siis, et see on see oluline koht, et sul oleks see olemas ja see on see nii-öelda esimese säästmise nii-öelda funktsioon. Et mõtle, kui sa praegu mõtled, et ma ei tea, võib-olla teeb peas ka nagu, et kui pikk on sinu meelerahufond praegu, et kui mitu kuud sul on? Mõtle, kas sul on sul kuu, on sul 3 kuud, äkki mõnel on 6 kuud, 12 kuud on olemas. Ehk siis, mis on nagu kindlustatud, kui sa näiteks kaotaksid töö, ühtegi sissetulekut sul praegu nagu ei tuleks. Ja siis mõtle, et kui sa paned sinna numbrile, mis sul oli, see võib-olla oli see 1, 2, 3 kuud näiteks ja paneksid sinna nagu pool aastat otsa. Mis nagu tunded sul sees tekitab. Enamasti annab see nagu kõvasti turvatunnet juurde, tekitab väga mõnusa tunde, et sul on kuhu nii-öelda kukkuda. Ja selle peale tasub mõelda, et seda säästmise osa tasub esimesena nii-öelda teha. Et ja pole mitte midagi teha, et sa võid öelda ka, kus sa nagu oled, aga umbes 1/3 eestlastest elab miinuses, ehk siis ta elab nii-öelda üle oma võimete, tal on nagu vaja raha juurde, et igakuiselt toime tulla. Enam-vähem 2/3 on siuke nagu nullis ja siis 1/3 on need, kes tegelikult, kellel on meelerahufond, kes saavad investeerida, kellel on mingisugused säästud ja ilusasti nagu üle ka. Et see on oluline, et me jõuaks kõik sinna 1/3, kellel jääb üle, kellel on see meelerahufond, kellel on see säästmise koht olemas. Et me saaks nagu läbida neid paremini. Ja mina soovitan jälle selle samasse Excelisse näiteks, kui te teete endale või siis sinna Binance'i nagu panna, päriselt need erinevad fondid kirja. Jälle see 10%, mis siin toodud on, eks ju, see on, mida suurem see on, seda kiiremini eesmärgid täituvad, eks ju, aga see 10% on selline nagu tore number, mis võiks igal kuul minna ikkagi oma nende säästufondidesse. Siin on toonud ka selle meelerahufond, ostufond, reisifond, sest meil on päriselt erinevad kontod. Kuidas me ka teeme, meil on nagu peres. Üks asi, ma ütlen kohe, inimeste nagu see käitumine on maru emotsionaalne
ja nüüd eriti, kui see on see, et sul on näiteks üks konto kasutusel, sul on päriselt üks konto kodus või seal nii-öelda oma konto peal, kus te teete oma kõiki neid kulutusi ja siis sul on kuu lõpp ja sul on näiteks see 200 eurot seal konto peal, siis 200 eurot on seal ju vaba raha, seda ma saan kasutada ja ma teen spontaanseid ostuotsuseid nii palju lihtsamalt. Et sellepärast mul on need kindel, et mul on kõik on eraldi kontod, mul on pandud, mul on reisil on eraldi, mul on meelerahufond on eraldi, mul on heaolu, mul on veel nagu neid kontosid nagu rohkem, kuhu ma nii-öelda raha eraldi koguni panen, aga et nad läheksid eraldi kontode alla. Pangas on nii lihtne need teha, teil on tasuta, saate neid kontosid juurde teha, rääkimata sellest, et saate isegi digikaarte neile kontodele teha. Näiteks on see, et kui te tahate eraldi lüüa ka selle, mis enne me rääkisime, selle nagu püsikulud ja näiteks selle naudingut, tahate eraldi need hoida, et kui füüsiliselt need kontod omavahel oleks eraldi, siis samamoodi saate digikaardi teha. Saate, kõik teil on telefonid olemas, saate telefoni peal on need kaardid ja valite digikaardi, kui teete makse näiteks teise kaardi ja saate füüsiliselt ka neid eraldi hoida. Eriti kui teil nagu see ostukäitumine on spontaansem ja natukene keerulisem on ennast kontrollida, sest annab nii palju juurde. Ja mulle meeldib panna ka näiteks nagu nimetusi, ehk see ongi näiteks, et reisifond, et läheb sinna raha, et aga mis reisi jaoks see on. Mida täpsem sul see eesmärk on, mida täpsem see nagu kirjeldus on, seda parema meelega teed sa sinna kandeid, seda parema meelega on sul selle nii-öelda konto kasvatamine nagu toimub, mida täpsem ta on. Ehk siis, et tasub seda nagu võtta. Ja loomulikult, et teada, te teate kindlasti, aga ütlen ikkagi, eks ju, et miks mitte laenata, kui nagu nii tahad seda osta, eks ju. Ma tahan nagu nii sinna reisile minna, et miks ma seda kohe ei maksa, maksan intressi ära, eks ju. Siis tasub mõelda selle peale, et mis on selle nii-öelda siis see tegelikult nagu negatiivne pool ja isegi mõnikord on see, et sa ei mõtle selle peale, ma ei tea, tahad näiteks 1000 eurose telefoni osta, siis 3 aasta peale on circa 400 eurot on tavaliselt ikka. Mõnikord on see nullintressiga need diilid, eks ju ka, aga enamasti on see, et sul on ikkagi mingi 300-400 eurot maksad selle intressi sealt 1000 pealt nagu juurde nende aastate jooksul ja nüüd kui palju tegelikult see väärt oleks, kui sa näiteks selle 300-400 eurot igakuiselt näiteks investeerid, eks ju. Või näiteks, kui sa selle 50 eurot, mis sul on kuumakse, üks suur asi muidu, mis tehakse veel, mis on, kui sa mõtled üldse, kas sul seda ostu on vaja või mitte, siis mõtle selle peale, et kas see on sul täiesti uus asi elus või see on vahetad välja nagu näiteks parema vastu. No kõige lihtsam näide on telefon, eks ju. Näiteks kujuta ette, et sul nagu telefoni ei ole ja nüüd sa ostad endale telefoni ja siis on see, et kui palju võimalusi ta sulle tegelikult annab, eks ju. Sa saad inimestega nagu suhelda, võib-olla teeb sulle mingi, ma ei tea, kaardimaksed enne me rääkisime, teeb lihtsamaks, eks ju, ei pea enam rahakoti kaasas kandma, tal on mingisugused muud äpid peal ja annab sulle väga palju nagu elule võib-olla juurde. Ja nüüd on see, et sul tuleb uus mudel, tuleb peale, ma ei tea, iPhone 15 tasemel tuli 16, 17 muutus 18 ja sa ostad nagu uue mudeli endale, maksad sinna selle 1000 eurot näiteks või 50 eurot kuus maksad seda liisingut, eks ju, sellele näiteks või seda renditasu, siis see enam ei anna su elule nagu nii palju väärtust juurde. Et selle väärtuse nagu, väärtus, mis see ost sulle annab, on oluliselt väiksem. Ehk sellepärast tasub ka mõelda, et kõik need uuendused, mis sa nagu enda ellu nagu tood, et need ei ole tihti nagu vajalikud. Et see funktsionaalsus, mis sul on, ma ei tea, mul on mingi 5 aastat vana telefon, praegu filmib, endiselt töötab, mul ei ole olnud nüüd vahepealselt kõike 4-5 versiooni nagu vaja, mis vahepeal on nagu tulnud. Et või ma ei tea, too näite näiteks nõudepesumasin. Et kui sul alguses nõudepesumasin tuleb, siis ilmselgelt see on nagu tohutu muutus, sa ei pea enam nõusi pesema, ta annab sulle elustandardi nagu tõusu. Aga nüüd, kui sa vahetad selle nõudepesumasina, ma ei tea, paremate programmidega nõudepesumasina vastu, võib-olla selle muutust ei ole nagu nii suur. Eks seda tasub ka nagu mõelda, et endale nagu seda nagu teha, aga sellest, kui palju tegelikult see 50 eurot näiteks kuus, mis sa kuskil hakkad intressi ja osamaksed nagu maksma, kui palju see väärt on, sellest räägime kohe järgmises peatükis, milleks on investeerimine. Ehk siis me ei saa pereraha asjadest rääkida, kui me ei räägi ka investeerimise osast. Ehk siis kui säästmine annab sulle turvatunde siin hetkes, siis investeerimine annab sulle selle nagu tuleviku turvatunde. Ehk siis on see pikem vaade, see kaugemale nagu vaade, mida sa väga tahad, et sul tegelikult oleks, et see nagu turvatunne ka pikas ajast oleks olemas. Ehk siis pensioni nautimine ka nagu toimub. Ja loomulikult on see, et investeerimisega on see, et mida rohkem sul investeeringutesse läheb, seda suurem on see tuleviku, ma ei tea siis, nauding, tuleviku mõnu, tuleviku see turvatunne, eks ju, et seal pole ka küsimus. Ja kui muidu on see, et eesmärkide osas ja lase unista ja las olla roolis, siis
investeerimise osas peab olema sul optimeerija, kes on sinu sees, see optimeerija peab olema nagu roolis, et ei teeks neid rutakaid otsuseid või ei prooviks üle kavaldada turgusid või ei prooviks neid kiirelt rikastumise skeeme. Ehk siis see on nagu oluline. Ja investeeringute puhul alati, eks ju, riskitasu, risk-reward, ehk siis mida suurem on risk, seda suurem on arvatavasti intress, mis sulle pakutakse, aga seal pead selle optimeerijal laskma seda nagu paigas olla, et loomulikult on oht alati, kõikide investeeringutega on oht, et jääd oma investeeringust ilma, aga on võimalik teha investeeringuid, mille see tõenäosus on lihtsalt väga väike. Nii et tasub see optimeerija nagu rooli lasta. Ja loomulikult kõige parem investeering kõikidel loodetavasti on olemas, eks ju, Eestis on nagu need pensionisambad, mis on lihtsalt nagu maksuvaba tulu, et riik annab sulle põhimõtteliselt nagu kingib sulle tulumaksu osa, et loodetavasti teine ja kolmas sammas, kolmandal sambal on siis see 6000 piir aastas, et kõigil on loodetavasti see teine ja kolmas sammas on olemas, sellepärast see on nagu tõesti justkui nagu tasuta kingitus nagu riigi poolt see tulumaksu osa. Nii et kindlasti tasub seda kõigepealt võtta ja loomulikult ka muud investeeringud jälle. Enamasti öeldakse siuke nagu 10% võiks nagu minimaalne olla. Ja kõige olulisem investeeringute juures on üldse regulaarsus, ehk siis regulaarsus ja pidevalt. Näeme ilusti. Aitäh, Kristo. Ja mul jäin sinna pooleli, et kui see investeerimissoovitusi nagu anda ei saa, eks ju, aga tõepoolest nagu pensionifondide osas, indeksfondide osas saab alati nagu öelda, et see on nagu pigem kaaluda neid, kelle need tasud, mis nad igakuiselt või iga-aastaselt võtavad, valdamistasud on võimalikult nagu väiksed, et see on nagu kõige parem versioon, mis sa teha saad ja oled nagu turgudel kaasas oma indeksfondidega, et see on kõige parem ja kõige lihtsam asi. Enamasti keegi seda ülekavaldamistega ei võida, et ei ole mõtet mõelda, et ma suudan näiteks suuri fonde näiteks üle kavaldada, sellepärast et nad tegelevad sellega pidevalt ja siis sina, kes sa lähed oma üksikaktsiaid valima, et sellel suure tõenäosusega mingisugust nagu mõtet nagu ei ole. Aga enne rääkisin sellest ka, et sellest liitintressist, et lihtsalt teile nagu siia liitintressile juurde selle nagu väikse nagu tabeli ka, et kui palju see tegelikult nagu mõju on. Ja? Siin on lihtsalt tuli kohe küsimus, kas ma küsin selle kohe ära või sa räägid investeerimise ära? Küsi. Siim küsib, et selle investeerimise peale tahaks seda küsida, et kogu aeg räägime, investeerige, aga miks kõik investeerida soovijad ei taha rääkida tagataustast, kuna see pole nii lihtne ja sellega kaasnevad riigimaksud, deklareerimismaksud, tolliametis ja nii edasi. Küsimus on selles, et kus kohas sa oled ja mis nagu turul sa teed. Ma toon nagu lihtsa näite, et meil on olemas nüüd Eestis on tehtud investeerimis konto, ehk siis sa saad samamoodi nagu ettevõtte põhimõtteliselt oma tulu edasi lükata, eks ju, et sa pead tegema küll nagu oma tulumaksu nagu sellel teatisel nagu seda investeerimiskontot kajastama, aga sul on tehtud see Eestis nagu eraisiku jaoks ka võimalikult lihtsaks. Aus vastus on see, et tõepoolest on ettevõttena investeerimine on Eestis oluliselt lihtsam, sellepärast, et sul on võimalik oma tulumaksu edasi lükata sellega, et sa saad oma tulu, mis sa saad, seda reinvesteerida automaatselt. Ehk siis nagu ettevõttena on seda oluliselt lihtsam teha, aga eraisikuna on võimalus, et sul pensionisambad, kus sul on mitte mingit deklareerimist, sul ei ole, sul on juba tulumaksu tagastus automaatselt olemas. Nüüd esimene küsimus Siimul on see, et kas sul on sambad olemas ja siis, kui sul sambad on olemas, siis alles võtta kolmas see klass ette, eks hakka iseseisvalt pihta. Ja tõepoolest seal on nagu kulud, kui sa tahad nagu näiteks Eesti ja Balti börsilt välja minna, seal on leikoodid, mida sul ettevõttel on näiteks vaja, seal on need V2V8 vormid, mis on vaja teha, aga näiteks, kui sa lähed, teed seda, ma ei taha soovitusi anda, eks ju, aga kus ma saan rääkida, mida ma ise teen, et ma ise jälle eestlaste loodud on selline platvorm nagu Lightyear, mis on ülimugavaks teinud, sa saad kõik teete LHV kasvukonto näiteks olemas, et sul on ülimugavaks tehtud see investeerimise osa ja seda negatiivset poolt sealt ei ole, kui sa kasutad seda Eesti nagu seda investeerimiskonto versiooni ka eraisikuna. Ehk siis saad teha Lightyeari ka, et sul on investeerimise konto on nagu olemas. Et jah, et loomulikult ma ise eelistan ettevõttega investeerimist, aga eraisikuna on ka tegelikult Eestis on maru lihtsaks tehtud. Ja sambad on esimene,
vaata, et su sambad oleks paigas, sellepärast et sa ei taha lihtsalt tulumaksu jätta lihtsalt laua peale, mida riik sulle ise nagu kingib sinu investeeringute nagu jaoks. Sest see on pikaajaline, no see ei ole nagu, see on, tihti öeldakse ka, et nagu, et see, et noh, et mis ma selle nagu poolega nagu tegelen, et noh, see vahepeal võivad need pensionifondid kõik nagu nulli käia ja nii edasi. Noh, viimased 100 aastat, kui sa investeerid näiteks indeksfondidesse, eks ju, kui seda pensionifondidesse, mis on kasutavad nii-öelda, ostavad siis indeksfonde enda pensionifondi sisse, siis noh, ma ei tea, viimase 100 aasta keskmine on kogu aeg olnud see 10-12%. Ehk siis see ei ole siiamaani juhtud, loomulikult võib tulevikus seda juhtuda, aga kumb on nagu halvem variant, et kas see, et see tulevikus juhtub, et väike tõenäosus on nagu imeväike, et võib-olla siis meie eluajal juhtub see, mida varem juhtunud ei ole, versus siis see, et ma seda ei tee sellest hirmust ja tegelikult see positiivne pool jääb mul nagu saamata. Et ülilihtne on see, et võtadki nagu paar head raamatut ette, kui tõesti hirm on olemas. Kristi Saarel on näiteks väga hea investeerimise alustamisega raamat nagu olemas. Ehk siis saada nendest hirmudest nagu nii-öelda lahti läbi selle, et harida ennast, saad nagu järgmised punktid, teadmised juurde ja loomulikult endiselt me saame seda koos ka teha, aga noh, siin selles väikses koolituse formaadis me nagu süvitsi sellega nagu ei läheks. Aga jah, see on, et ta ei ole üldse nii keeruline ja raske alustada, sellest on nii lihtsaks tehtud, eriti ongi see, ma ei tea, nii pangad juba pea kõik, eks ju meil, aga noh, ongi see Lightyear näiteks teeb selle nagu ülilihtsaks selle investeerimise. Et lahendab sinu eest väga palju asju ära, mida siis tegema ei pea. Aga mul oli pooleli siin liitintressi juures, et siin on lihtsalt nagu anda seda nagu, mõnikord inimesed ei mõtle selle peale, et ma arvan, väga paljud on kursis sellega, aga paljud ei mõtle selle peale, et siin on lihtsalt toodud kaks nii-öelda tabelit, ütleme 30 aasta peale, kuna ma ise olen 40 kohe saamas, siis paned sinna 30 aastat juurde, siis see on enam-vähem aeg, kus ma tahaks näiteks pensile jääda, aga oletame, et ma hakkan täna pihta, ma ei ole mitte midagi varem teinud, praegu tahan hakata oma pensioni koguma, mul on täitsa null, eks ju, on praegu. Ja siis on see, et aastane intressimäär on keskeltläbi, noh, sa võid natuke allapoole seda panna, aga ütleme, ma panin 10% peale, et on keskmine, mis on meil nii-öelda olnud, võib inflatsiooniga natuke seda korrigeerida, aga ütleme, et oletame umbes 10% ja siin on igakuine investeering näiteks 50 eurot. See oli sama näiteks, ma ei tea, ma ei osta uut telefoni, ma ei maksa sinna 50 eurot iga kuu näiteks ühele operaatorile, vaid ma 50 eurot panen iga kuu, panen oma investeeringute kontole. Siis perioodi lõpus, noh, ei ole nüüd ülisuur summa, aga on 113 000 eurot. Kui muidu nii-öelda kõigest see, ütleme 50 eurot, kui ma nii-öelda korrutad selle kuudega läbi, eks ju, sellega, see on kuskil 4-5 korda väiksem summa, mis jääb. Igakuine väljamakse, kui ma mõtlesin, et kui ma tahaks veel, ütleme, et elan 70-ni, tahan veel 90-ni välja panna, iga 20 aastat tahaks endale iga kuu veel välja maksta, noh, 471 eurot saan endale välja maksta. Ilmselgelt on see, et see nagu ei ole see, mis ma nii-öelda tahan, aga see on lisa sellele, mis võib-olla juba riigi poolt on, see on lisa sellele, mis võib-olla mul nagu mujalt on. Aga kui ma suudaks suurendada, eks ju, seda nagu veel rohkem, näiteks 5 euroni, siis noh, summa on oluliselt suurem, eks ju, nagu te siin näete, see igakuine väljamakse nii-öelda osakaal on ikkagi noh, 4700 eurot, eks ju, ta on väga suur. Ja nüüd nagu point on selles, et nagu mille pärast ma nii tahan seda rääkida, et nagu noortele samamoodi seda, et noh, kui ma mõtlen enda laste peale ja nüüd on see, et ma ei ole 40, ma olen nagu saamas, ma ei tea, ma olen 20-aastane näiteks noor, eks ju. Ja mina teadsin seda infot 20-aastaselt täpselt samamoodi, aga mul on see unistaja, kui te mäletate, läksin sinna unistajasse sinna ja tahtsin neid kiiresti rikastumise skeeme saada ja panin üksikaktsiatesse, aktsiaturgudesse, proovisin üle kavaldada kõike ja kaotasin oma raha. Sain nagu vastu näppe sellepärast, et ma ei teinud seda pikka mängu, vaid ma proovisin veel kiiremini saada, kui oleks pikk mäng. Aga kui ma oleks seda iga aasta nii-öelda järjepidevalt nagu ehitanud, siis mul oleks praegu juba 20 aasta pärast, mul oleks see nagu ükstapuha, mis summa, ütleme, et oletame, et ma oleks 500 eurot saanud panna, juba praegu oleks nagu väga arvestatav portfell nagu koos. Ehk mida varem alustame, seda suurem see efekt on, aga kunagi ei ole nagu hilja. Ja selle nagu liitintressi tabelid täiesti tasuta sisse saadud, täiesti tasuta on need ka internetis olemas, kui sisse lööte. Ei pea üldse nagu ise ekseldama ja saate lihtsalt testida, et kuidas teie vanustega, kuidas see nii-öelda potentsiaalid nii-öelda on, et millest te tegelikult ilma jääte. Kui te näiteks teete, ma ei tea, otsuseid emotsioonide najal, et see on niisugune nagu hea koht, mida tasub läbi mõelda. Graafiku ka lihtsalt pannud sinna, et noh, ongi, aeg on kõige parem sõber.
no siin näete seda 500 eurot kuus, eks ju, aga mis iganes summa see on, see graafik jääb samaks, eks ju. Ehk siis nagu justkui alguses mingit suurt vahet ei ole ja ühel hetkel sihuke nagu 10-15 aasta peale hakkab päris suur vahe tekkima. Ehk siis see liitintressi mõju tuleb välja alles sihuke nagu paarikümne aasta pärast, nagu 10, 20, 30 aasta pärast rohkem. Ja see on see, mille pärast nagu tasub seda pikka mängu nagu mängida ja tasub olla turgudel kaasas. Mulle meeldis nagu Marko Olo on hästi öelnud, üks Eesti nagu investori investeerimisfestivali looja samamoodi, et ole nagu mängus. Ehk siis kui sa ei ole mängus, siis ei saa nendest turgude nagu ja kasvust nagu nii-öelda kasu. Ja loomulikult sa kunagi ei tea, eks ju, et mis hetkel sina nagu sisse lähed ja sellepärast ongi see, et ma ei tea, sul on praegu sokisahtlisse kogutud, ma ei tea, 10 000 eurot näiteks, eks ju, ja nüüd on see, et Kristo ütles, et tuleb investeerida ja nüüd ma panen homme 10 000 eurot kuhugi sisse. Et see ei ole see, mida nagu soovitud, sellepärast, et ongi kõige parem on seda asja järjepidevalt teha. Vahepeal sa tipust, vahepeal sa altpoolt ja kogu aeg ajastad seda nii-öelda nagu ostu, aga pidevalt see portfell sul nagu kasvab nii-öelda juurde. Et see on nagu siuke nagu oluline koht, mida nagu teha. Ja siis ongi see, et sa kokku saadki oma nii-öelda pere rahaplaani, mis minu nagu soovitus ongi, et sa teed nagu päriselt enda jaoks ühe plaani ja mis on plaani ja eelarve vahe. Põhiline on see, et kui eelarve on see, et sa lihtsalt vaatad oma minevikku, mis sa see kuu tegid ja nendid fakti. Iga kord konstateerid jälle fakti, et raha sai otsa, kõik läinud, midagi ei ole. Siis plaan on see, et plaan vaatab nagu ette. Ja sellepärast on see, et mille pärast ma soovitangi, et meil on erinevad kontod, meil on see konto nagu selle püsikulude jaoks, on olemas selle säästmise, investeeringute, naudingute jaoks ja need asjad on ära automatiseeritud. Ehk siis need on ära automatiseeritud, mul on investeeringute, eks on Lightyearist, et see on nagu plaan, mul on püsikorraldused, et raha liigub kohe kuu alguses, kui on nagu palgapäev, liigub ilusasti kontolt ära, näiteks investeeringutes on tehtud automaat, see plaan näiteks Lightyearis, kus liigub raha jälle edasi, ehk siis sa saad võimalikult vähe jätta emotsioonidele seda nagu otsust. Ja kui sul on plaan tehtud ja plaani point on see, et lõpus kokku on nagu 100%, ehk siis sul on nii-öelda see kõik, mis sul sisse tuleb, on ära jaotatud. Et sa ei jäta nagu emotsioonidele nagu või spontaansusele nagu väga palju nagu ruumi, et see on selle asja nagu mõte. Ja meil on tõepoolest ongi erinevad kaardid ka, erinevatel kontodel on erinevad kaardid küljes, millega nagu maksta, et teha seda võimalikult lihtsaks endale ühtepidi ja võimalikult keeruliseks seda plaani rikkuda. Et see on see, mis nagu on nagu soov. Ja ongi, ja seda ma teen paaridega, panengi need rahaplaane kokku, vaatan läbi, eriti kui on natuke keerulisemad situatsioonid, mulle väga meeldivad, kui on mingid erinevad laenumaksed, korterite, majade vahetused, asjad, et see mulle nagu eriti pakub nagu pinget, et vaadata sinna sisse ja leida nagu lahendusi ja optimeerida nii-öelda juurde, et saada neid oma plaan nagu paika. Ehk siis seda ma soovitan igal vahel teha, et juurde, et rahaauditi koolitusel on ka, mis me Papside all teeme, seal on veebikoolitusel üleval, seal on ka seal on tööviik kaasas, Exceli tabelid kaasas, seal on nagu rohkem seda nagu infot, mida siin ma lihtsalt selles formaadis anda ei saa teile, et saab nagu täpsemalt ja loomulikult võite muga alati ühendust võtta nagu juurde. Vot, aga siis Bylance'it ka kasutada, sellepärast sinna saab kõik selle sisse ehitada, et see on tõesti hea. Ise kasutanud seda juba mingi 2-3 aastat, nagu tõesti soovitan võtta see kasutusele, kui nutitelefon on olemas ja kasutada. Ja siis viimane nii-öelda sektor, mida tahaks rääkida, on siis rahaline nii-öelda väärtus, meie pere rahaline väärtus. Ehk siis, et lisaks tulude ja kuludele on see üks number, mida mina jälgin. Ja minu jaoks on see nagu oluline, eriti näiteks, kui teil on leivad ei ole näiteks ühes kapis, eks ju, kui teil ei ole seda ühisvara, teil on näiteks lausvara, siis on oluline teada, et see teie nii-öelda see rahaline seis liigub õiges suunas. Ehk siis, et oleks piisavalt nii-öelda seda selgust ja te teate, et see suund on õige. Ja mis asi ta on? See on siis selline, ettevõtete puhul on ta bilanss, nimetan seda eraisiku pere mõttes nagu baasväärtuseks, rahaline väärtus. Ja ta on siis kõik varad, ehk siis sinu sularaha, pangakontod, kinnisvara, aktsiad, indeksfondid, kõik muud investeeringud, krüptometallid on sinu varade all ja siis kohustuste all on põhimõtteliselt kõik sinu laenud. Ehk siis seal on liisingud, laenud, kodulaenud, mingid õppelaenud, krediitkaardid, kõik, mis sinna alla lähevad, on sinu kohustuste pool. Ja kui sa selle arvutuse ära teed, siis sa saad kokku siis enda nii-öelda puhasväärtuse. Varad, miinus kohustused. Ja kui palju on siis sinu nii-öelda
kuna meil on ühine, siis me vaatame nii-öelda pereühist, aga kui teil on eraldi, siis te saate ka eraldi vaadata. Ja nüüd, mida siin on nagu panen selle teise Exceli ka nagu kõrvale, et ta näitab ilusasti selle ära, et kui palju sul on seda nii-öelda baasväärtust kokku ja ma olen selle nii-öelda pannud ka rahalise ajavaru, et noh, ta ei ole küll see meelerahufond, aga põhimõtteliselt on see, kui sa kõik oma selle varad peaksid ära likvideerima, kõik oma kohustused nii-öelda tagasi maksma, siis ja sul on püsikulud iga kuu, et siis mitu kuud sa näiteks vastu peaksid. Noh, siin näiteks nende näidistabelis on ta 20 kuu, ütleme paar aastat näiteks saaks nagu see inimene hakkama, kui tal oleks selline varaline seis nii-öelda juures. Aga miks ta nagu veel oluline on see, et mis mulle nagu selle juures meeldib, on see, et see on üks nagu mitte kõige olulisem kindlasti, aga ta on üks ülihea indikatsioon, kuidas sul läheb. Minul näiteks niimoodi, et mul on selle puhasväärtuse jaoks oma Excel, eks ju, mul on iga sheet'i peal on eraldi investeeringud küll, mis seal nii-öelda, eraldi nii-öelda investeeringute tüübid on eraldi, mul jookseb kõik ühte kokku. Iga kuu on meil peres on niisugune asi nagu rahaaudit, ehk siis me käime seda ringi käime ilusasti läbi. Oluliselt kiiremaks on ta läinud, eks ju, kui ta esimesed rahaauditi ringid võtsid tal võib-olla seal, ma ei tea, mitut tundi aega, siis nüüd on see, et on väga kiire. Võib-olla 10-15 minutit, võib-olla 20 minutit, mõnikord pool tundi on see nagu igakuine rahakoosolek meil kodus nagu peetud. Ja info, mis sealt tuleb, üks info koht on siis seesama see puhas väärtus ja mul on jookseb nii-öelda iga kuu number jookseb nii-öelda Excelis ja mul on hästi oluline, et see number igakuiselt kasvab, sellepärast see näitab, et ma liigun õiges suunas. Et loomulikult mõnikord tuleb ette mingid langused, mingid otsused, mis peame nagu tegema näiteks, mis võtavad nii-öelda raha, aga et suures pildis on see, et mul liigub see õiges suunas, et see puhas väärtus nagu kasvab ja see on hea indikatsioon. Kui see liigub pigem nagu allapoole, siis järelikult on mingid tegevused on valed, kas on üle võimet elamine, kas on midagi on nagu paigast ära, mis tasuks nagu muuta. Ja noh, loomulikult see, et sa ei saa nagu lõpuni optimeerida ja oma kulusid vaadata ja kokku hoida, ei ole võimalik. Ehk siis seal on ka hästi oluline olla nagu aus, et ongi, et kas selle tööga, kas selle nagu kohaga, kas mul on üldse nagu võimalik nii-öelda on, et võimalik säästa, võimalik investeerida või on midagi vaja nagu muuta. Et noh, lisasissetulekud on alati nagu võimalikud, pea kõigil on mingisugune lisasissetuleku võimalus olemas, mingisugune oskus, mida nagu pakkuda. Noh, kõige lihtsam näite ongi, et pakuvad, ma ei tea, poisil oli just vaja oli seda abiõpetajat näiteks, et kes aitaks õppida juurde. Ehk siis nagu erinevad variandid, mida saad nii-öelda pakkuda, mingid tõlkitud asjad. AI tasub nii väga õppida praegu, sellepärast, et seda vajadust on kõigil. Ehk siis mõelda nagu enda elu peale nagu tervikuna. Aga see raharatas, mis täna on, et ongi, et see, nagu kui see kokku panna, siis see on nagu minu soovitus kõige suurem, et seda pere rahaasjades oleks see nagu selgus, avatus, ausus, et siis on selline nagu raha koosolek, nimetangi seda enda kaasaga seda rahaauditi koosolekuks, et me vaatame kõiki need sektorid üle, peatume nende peal, et kuidas me oleme need otsuseid teinud, et kus kohas me oma selle rahatüübilt oleme parajasti nagu olnud, vaadanud üle ilusasti oma selle rahaplaani, kas me oleme täitnud seda, kas on midagi paigast ära, kas me peame nagu muutma seda, vaatame oma investeeringud, säästud ilusasti nagu üle, et meil liiguvad õigesse kohta ja puhasväärtuse. Ehk siis see on see, mis me nagu teeme igakuiselt ja ma soovitan seda kõigile teile ka, et igakuiselt oma perega, oma partneriga vaatate rahaasjadele peale ja loote seda nagu selgust juurde. Et sellepärast, et jah, et siis on see, et kui mida rohkem on selgust, seda vähem on teil konflikte, tülisid, seda rohkem on teil ühist pinda, mille pealt teha nagu otsuseid. Ehk siis see on nagu minu soovitus. Vot. Ja et muidugi ükski rahaaudit meelest ära ei lähe, siis ma väga soovitan kohe peale meie selle väikse koolitussekese lõppu päriselt kalendrisse ära panna. Sest kui te ei pane seda, kui päriselt tegudeni see asi ei jõua, siis te lihtsalt unustate selle asja ära. Et siis pole mingi kasu, sellepärast, et tore oli, kuulasite, aga tegelikult nagu tegudeni mitte midagi ei jõua. Nii et ma väga soovitan väga panna see päriselt töösse ja panna oma partneriga näiteks üks aeg paika. Vot. Aga minu poolt on... Risto, jah. Ma ütlen, üks küsimus on ka tulnud. Ja muidugi. Lisanna küsib, et kui see raharatas kogu ulatuses tundub overwhelming, siis mis oleks miinimumprogramm sealt rakendada? Ja,
no miinimumprogramm, et ma ütlen, et kui mina olen ise numbrite inimene, kuna mina olen ise nagu see optimeerija nii-öelda tüüp, siis minul on hästi oluline nagu selgus paika saada, ehk siis vaadata päriselt oma rahaasjadele otsa, ehk siis mina teeksin ikkagi nagu tulud-kulud kõigepealt ära, et vaadata, et mis seis mul tegelikult on, sest selle pealt annab juba järgmiseid otsuseid hoopis paremini nagu teha. Et loomulikult on see, et jälle endiselt, et kui nagu tahta oma rahagenogrammi vaadata, tahta oma nagu nii-öelda rahatüüpi vaadata, oma seda rahasuhet partneriga parandada, näiteks kui pingeid ja konflikte tekib hästi palju, no siis tihtipeale tuleb kedagi kolmandat kaasata sinna, et seda nagu lihtsamaks teha. Aga esimene samm on ikkagi seda selguse loomine ja minu arust ilma selle nagu olemasolevale peale vaatamata sa ei saa ühtegi muudatust teha, sest kõik muudatused, mis sa teeksid, on nagu noh, sa võtad õhust või sa nagu arvad, et nii võiks olla, ilma selleta, et sul tegelikult numbrid selle jaoks nagu on, mis otsus sa teed. Ehk siis, et olemasolev siis paika saada ja siis võtad järgmised nii-öelda sammud ette. lisandus, aitäh. Väga hea. See balance äpp, mis sa soovitasid, minu arust on see ka väga hästi tegelikult näitab ära nagu, noh, ma ei tea, võtab need kas või toidukulud kokku väga lihtsalt, on ju. Jah, ta teeb, balance võtab kõik, ta on nagu kategoriseerimine on tal juba nagu Eesti kontekstis on tal väga hea. Ehk siis see väga vähe on neid, mida sa pead ümber kategoriseerima ja ta saab jälle, sa saad kasutada balance'i enda seda süsteemi, saad ise sinna enda luua, et noh, ma ei tea, meil on näiteks, ma ei tea, mingi üks suur kuluartikkel, mis ei ole nagu nüüd mõistlik näiteks, aga on nagu suvila näiteks ja siis noh, see on täiesti eraldi, mida balance'is eraldi sees ei ole, aga mis on meie enda nagu kulukategooria, mis me oleme loonud sinna, et hoida silma peal, et need kulud oleks ka paigas näiteks, et sa saad sinna eraldi luua, et see äpp on kogu aeg arenenud, et on väga heas kohas, et ma väga soovitan seda. Ja nagu te nägite, siis seal tegelikult oli see, et papsidega saab vist 2 kuud tasuta proovida. Ja no siis täpselt, et siis on see, et sa saad nagu proovida ära, saad isegi kui sa ei taha seda kasutama jääda, saad kogu oma info vähemalt ära võtta, sealt kätte võtta. Et jah, et kui on sularahatehinguid on näiteks nagu palju, no siis tõepoolest on see, et sularahad ei võta sul, noh, ta ei tea seda, sa pead sinna sisestama sisse. Aga kui on pangatehingud enamuses, siis on väga mugav, sest ta teeb selle kõik sinu eest ära. Vot. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis kuidas edasi? Kui ei ole rohkem küsimusi, siis me teeme sulle suure aitäh ja lõpetame siis koolituse. Et ma igaks juhuks veel annan ühe minuti, kas keegi veel kuskilt tahab oma hääle ka näiteks küsida. Ei ole tegelikult, ei ole. Aga see, ma siis ütlen veel nii palju ka, et me salvestasime selle. Ma panen selle Võrumaa Arenduskeskuse YouTube'i kanalile ülesse. Te saate seda järgi vaadata, veel üle vaadata, mis Kristo rääkis, jagada oma pereliikmetele lahkelt, oma kaaslastele, kes täna võib-olla ei kuulnud. Et siis saate seda infot jagada oma. Et keegi siin ja see on nii oluline, et oleksid ühel sellel samal lainepikkusel mõlemad partneriga koos. Jah, sellepärast ma vihjasingi, et saab soovitusi anda, vaadata koolitust. Igal juhul aitäh Kristole, aitäh teistele, kes kuulasid ja siis head järelevaatamist veel kord. Teeme nii. Tšau. Head õhtut.